Tere ilusat esmaspäeva! Mina Liina Vetik. Annan sulle täna jälle mõtlema panevaid küsimusi ja mõtteid, et aidata sind edasi jõukuse loomisel ja oma ettevõtte arendamisel ja kasvatamisel. Eelkõige selle läbi, et sina ettevõtjana saaksid kasvada. Jah? Sest, et kõik meie sisene on reaalsus meie välises, on ju. Aga tänane mõte tuleb mentorprogrammi kohtumisest ja meil oli teemaks, või otseselt ei olnud teemaks, aga tabasin ära kliendi pealt ühe koha, et teinekord on nii, et me isegi ei märka, et meil on mingisugused piiravad uskumused või siis alateadlikud hirmud taga, mis ei lase meil edasi liikuda. Ja me oleme just kohas, et ei, mul ei ole seda teemat, ei, ma ei karda seda asja, ei, ma tean küll, et ma saan, aga ma ei liigu, ma ei tee, on ju neid samme. Ja tulemust ei ole. Ja nüüd mõtlesin, et arutan sinuga täna seda teemat, et kuidas sa saad aru või millest saan mina siis klientide puhul ka aru, et midagi peab olema. Ehk siis iseenda käest sina küsid, et kuidas ma saan aru, et mul on üldse mingisugused piiravad uskumused ja miks on oluline aru saada, et sul on midagi ja mis asi see on see, et me ei saa ennem asja muuta, kui me ei ole sellest teadlik. Aga teinekord on niimoodi, et meil on need piiravad uskumused ja need tunded nii sügavale enda sisse ära maetud, et me ise ei oskagi neid näha, neid üles leida. Ja ma proovin sulle täna anda paar mõtet, millest sa saad hakata vaatama, et sul üldse on midagi. Sest ka minu juurde jõuab inimesi, Liina, mul ei ole tulemusi, aga ei, mul ei ole piiravaid uskumusi. Sest et ettevõtja üldiselt on pigem enesekindlam tüüp ja valmis saavutama ka, ja eriti need, kes on karjääris võib-olla olnud väga head ja toonud võib-olla tulemusi. Niisiis, kõigepealt, esiteks on see, et kui inimene edasi ei liigu, siis on kaks asja, kas see pole tema kõige tugevam külg, või siis on see, et seal ongi see, et on piiravad uskumused. Tugevam külg tegelikult ei ole lahendus, edasi liikuda ei pea alati tähendab seda, et ma ise teen asju, vaid see võib tähendada ka seda, et ma võin asjad käest ära anda, aga kas ma siis annan käest ära, Aga iga kord, kui on sinu sees tunne, siin ongi nüüd hakka märkama selleks, et aru saada, kas sul on üldse mingid piiravaid uskumusi, on hakata märkama, et kui ma tean, et ma pean midagi tegema, aga mul tekib tunne, et ma ei taha või on ebamugav või ma tahaks minna ringiga või ma tahaks kuidagi põgeneda selle otsese tegevuse eest, siis sul on seal piiravad uskumused, alateadlikud uskumused ja alateadlikud hirmud, mis siit tagasi hoiavad. Ja toome näiteks ei ütlemise hirm, mis on siis väga paljudel ettevõtjatel teema, aga me ei näe, et meil see teema on. Ja see on see küsimus, et kas sulle läheb korda, mida teised inimesed sinust arvavad. Ja siis väga paljud ütlevad mulle, ei lähe, mind ei huvita, aga ometigi ta ei tee teatud tegusid. Niisiis, kuidas aru saada, kas mul on see fear of rejection, ehk siis siis äraütlemise, et mulle öeldakse ära hirm. Kuidas sa sellest aru saad? Oletame näiteks, et sul on toode või teenus, ja sa pead hinda tõstma, aga sa ei taha seda teha. Ja siis on küsimus, miks? Vaat see ongi see, et hinna tõstmisel sa küsid, et ma tean küll, et ma võiksin hinda tõsta, minu valdkonnas teevad kõrgema hinnaga, mis iganes, ma tahan ka kõrgemat hinda, aga sa ei tee seda sammu ja sa tahad kas kuidagi teistmoodi ei saa, ehk siis peaks justkui ma tahan vältida seda või siis sa lükkad seda kogu aeg edasi. Nii, küsimus on miks, nii oletame, et sul on hirm, et sa tõstad hinda, aga kliendid kaovad ära,
kui kliendid kaovad ära, siis ma küsin sinu käest ettevõtluses, et kas uusi kliente ei tule või? Siis sa küsid, aga kuidas tulevad uued kliendid? Ma ütlen, et kui sul need kliendid, kes sul on, kaovad ära, siis järelikult sa ei ole nähtav nendele klientidele, kes võiksid uued tulla. See tähendab seda, et tuleb järgmine teema. Kas sa oled piisavalt nähtav? Mis tähendab olla piisavalt nähtav? Tihtipeale meil ettevõtjana tundub, et me ju teeme kõike, kogu aeg oleme nähtavad. Aga kui hakata vaatama sisse, siis tuleb välja, et nad teevad kõike muud, aga mitte seda, et olla pildis. Ja siis on küsimus, aga miks sa ei ole pildis? Siis tulevad põhjused, ma pole järjepidev ja nii edasi. Tegelikult selleks, et olla nähtav, pead sa olema järjepidevalt iga nädal oma potentsiaalsete klientide ja oma klientide ees. Et nad teavad, et neil tekiks teadlik see, et sa oled üldse olemas. Veel vähem nad ei ole valmis sinult ostma. Sul peab olema mitu kontakti inimesega ennem, kui ta üldse sa jõuad talle teadlikkusse, et selline tegelane nagu Liina on ka olemas. Ja siis sealt veel läheb mitu kontakti, mille on, Liina on päris huvitav, see on päris hea, kuni ta lõpuks sul kliendiks jõuab. Ja see on erinev, aga keskelt läbi, oleneb valdkonnast, inimene peab olema sinuga mingisuguses kontaktis, sinu kui pakkujaga 7-12 korda. Aga ma ütleks isegi, et see on vähe, sellepärast, et mõnel inimesel läheb aastaid aega ennem, kui ta on valmis sulle kliendiks tulema. See tähendab seda, et sina pead olema aastaid iga nädal, kui me räägime sotsiaalmeediakanalist, iga päev pildis selleks, et inimene sind üldse märkaks ja seda hakkaks üldse mõtlema, et sina võiks olla tema abiline, kuni ta lõpuks saab võidata usalduse, et jah, aga väga suur osa ettevõtjaid meist seda ei tee. Ja siis me mõtleme, miks meil ei ole kliente, miks meil ei ole käibeid, miks meil ei ole raha. Küsimus on selles, miks sa siis seda ei tee. Ja kui sa räägid omale lugu järjepidevusest, et sa ei ole järjepidev, siis palun ole hea ja muuda see lugu ära. Meil kõigil on asju, milles me oleme järjepidevad. Järjepidevalt söön iga hommiku omletti või hommikusööki, Järjepidevalt viin lapsi lasteaeda ja kooli või käin neil järgi, viin neid trenni. Järjepidevalt käin koeraga väljas, järjepidevalt lähen õhtuti magama, järjepidevalt vaatan õhtuti telekat. Need on sinu prioriteedid, mitte sa ei ole järjepidev, vaid sa ei ole ennast piisavalt väärtustanud, et luua enesesse distsipliin, et ma olen pildis. Ja nüüd, kui me tuleme hinna juurde tagasi, mida mõtlevad minu kliendid minust, kui ma tõstan hinda? Ja need on need hinnangud, mida me kardame. Ja jällegi hinnangud, et inimesed arvavad minust pahasti, ehk siis inimesed ütlevad ei mulle kui olevusele, kui inimesele, minu tootele, minu hinnale, ja seda me kardame. Neid hinnanguid, seda eid, ehk siis fear of rejection. Me ei ole pildis, sest me kardame seda, mida inimesed minust arvavad. Me ei ole tõsta hindasid, sest me kardame, mida siis arvatakse. Äkki siis on veel hullem olukord ja nii edasi. Hinnaga on niimoodi, et hinnale on alati klient, ükskõik kui palju hinda sa ka ei küsi. Sinu ülesanne on olla pildis ja see klient enda juurde tuua õigete sõnumite ja õigete kanalite kaudu. Ja seda kõike on tegelikult luua võimalik süsteemiks. Ja see raha loomine ei ole tegelikult üldse raske. Sa ei ole seda teinud sellepärast, et sul on sisemised piiravad tõekspidamised ja hirmud, mis ei lase sul tegutsema. Ja kuidas sa sellest siis lõppkokkuvõttes ikkagi aru saad, sa tahad vältida seda. Sa tahad seda põgeneda. Ja kui iga kord, et keegi ütleb sulle, kuule, sul on see ja sa reageerid selle peale, no siis see on ikka tõsine viide sellele, et tõepoolest sul on midagi sellega. Sest kui keegi ütleks sulle, et sa kardad seda ja sa tahad sellele vastu võidelda, siis sul on piirangud, siis sul on see hirm, kuidagi millegiga see on seotud. Aga kui sa võtad selle omaks või siis sa ei reageeri sellele, siis see ei mängi sinu, see ei kontrolli sind. Ehk siis kui sa reageerid mingitki viisi, kas siis tegudega või mõtetega, sa tahaks vastu vaielda
sa tahad põgeneda, sa tahad öelda ei, on ju, siis võta see esimene reaktsioon ära ja hakka sealt vaatama, miks ma niimoodi sellele olukorrale reageerin. Mis siis minuga juhtuda võib, on ju. Ja siis sa saad aru, et järjepidevalt pildis olles ja tegelikult nii-öelda hinda tõstes lood sa väga kiiresti omale selle heaolu, mida sa tegelikult ammu aastaid juba oled igatsenud. Sisetöö, on ju. No vot sellised mõtted see nädal, seekord, aga ma soovin sulle vägevat alanud nädalat ja me kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!